äkki elevant. Aga ma oleksin hästi selline pehme karvaga. Siis ma oleksin selline, kes hea meelega süles istub. Ma oleksin hästi vähenõudlik. Ma sööksin ainult seda, mida mulle ette antakse. Päikesekiir ja ultramariini. Kool on minu jaoks väga inspireeriv paik küll, või iga kord siia tulla on väga tore ja noh, selline väga hea töökeskkond. Võtad ja hakkadki maalima. Igal pool on mingid laokiltöid ja kellegi teise huvitavaid mõtteid ja siis hakkab nagu endal ka pintsel liikuma. Loodan, et midagi toredat ja õnnelikku. Mind inspireerib minu enda mõistus, minu ideoloogiad ja see, mida ma tänaval tavaliselt näen. Ehk siis juhtub erinevaid olukordi, situatsioone, kas ma sõidan kuskile, kas ma lähen kuskilt, valgus langeb, kuskilt tekib mingisugune ideeline pilt ja siis see on põhiline inspiratsioon. Minu tõde, nagu kõik tõed, on muutlikud, kasvab, vääneb, sureb, elab igat moodi. Et ma arvan, et ma olen siin liiga vähe veel olnud, et mul kujuneks elav, õige ikka tõde selle kohta. Ma arvan, et Pallases mulle ei anta seda võimalust, et ma pean kõike maalima. Mina valiksin sellepärast joonistamise, et mul see joonistamine nagu esiteks vajaks nagu rohkem treenimist ja teiseks sellepärast, et ta on mul olnud nagu ennem plaanis kui maalimine, et mul on sellega üks idee seotud ja sellepärast ma seda valiksin. Esiteks ma arvan keskkond siis ja kindlasti kuulsad kunstnikud, kes on juba ajaloos midagi saavutanud, mingid tuntud nimed, kes on kuidagi silma jäänud, stiili loonud ja kindlasti need õpilased ja inimesed minu ümber. Ma arvan, et armastuse värvi või siis nagu valge sein, millel on vikerkaare värviline valgus peal.